Kuidas moodi me muutuksime innovaatiliseks, selliseks dünaamiliseks, personaalseks ja otsustusvõimeliseks, eelkõige sellel poliitilisel ja bürokraatia tasemel. Kui perre sünnib sügava puudega laps, siis seda last on võimalik selles süsteemis hinnata kuni 11 korda. Ja kogu aeg saadakse samu andmeid. Aga see inimene, see pere peab selle kõik kadalipu läbi tegema. On ta omavalitsuse tasemel, on ta haigekassas, on ta Sotsiaalkindlustusametis, on ta mis iganes süsteemis. Ja see on lihtsalt üks näide. Selle riigiga suhtlemisel, lihtsalt elementaarsel tasemel suhtlemisel on ma ei tea, võib-olla miljonites tundides aega aastas. See aeg tegelikult võiks minna enese harimiseks, oma perega tegelemiseks, enese teostamiseks, töö tegemiseks, SKP arendamiseks. Ja lõpetuseks kohe alati rünnatakse, kas me tahame siis inimesest kaugemale minna. Ei, me tahame minna inimesele lähedale. Me oleme võimelised täna riigina inimest nimepidi kõnetama.